Me oleme rongis, nii nagu ikka, kui on käidud Ukrainas. Kuidas rongisõit meeldib? Tegelikult mulle meeldib, et see on hästi rahulik viis kuhugile kulgeda ja sul ei ole tõesti mitte midagi muud teha, kui istud ja loed ja mõtled isegi. Ja see rongis magamine on ka nagu kuidagi täitsa tore. Tere tulemast kuulama teist osa president Kaljulaidi podcastist Presidendi sõna. Mina olen saate toimetaja ja nähtavasti ka tõlk Mattias Tammet. Tõlk seepärast, et intervjuu Ukraina luurejuhi Kõrõlo Budanoviga tegime inglise Ukraina segakeeles. Veel on seekordses saates nüüdseks juba eelmine Eesti saadik Ukrainas Kaimo Kuusk. Mina arvan, et nad edenevad. Ja edenevad täitsa korralikult. Suur sõda on siinkohal ka ühiskonnaprotsesside katalüsaator. Samuti on saates Kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko Vello Palm. Üldised põhimõtted ütlevad seda, et Jumal on tugevamate pataljonide poolt, nagu ütles Napoleon. See tähendab seda, et tugevamad pataljonid on need, kes on paremini relvastatud, kes suudavad kauem sõdida, kes on paremini välja õpetatud, kes on vaimselt jätkusuutlikumad. Nende poolt on lahinguväljal edu ja parema meeskonna tundega üksuste poolt ja teised saavad tappa. Ukrainas oleme pärast eelmisel aastal alanud suurt sõda 3. korda. Korraldame nimelt sügisest Jalta European Strategy konverentsi, mis jätkab Kiievis, kuniks saab taas toimuda seal, kus kunagi alustas ehk Jaltas, Krimmis. Kiievisse pääseb ikka veel kõige mugavamalt Poolast rongiga, kuigi ka see võtab eelkõige piirikontrolli tõttu rohkem kui 12 tundi aega. Kiiev ise meenutab aina enam seda linna, mis ta oli enne eelmist aastat. Ummikud pikenevad ja ka neil tehakse tavalist teeremonti. Samas kehtib öösiti jätkuvalt komandanditund ehk liikumiskeeld. Kõiki raketitabamusi ei ole jõutud ära remontida ja seekord õnnestus ka minul õues õhuhäiret kuulda. Eks kõigega on võimalik harjuda. No me oleme käinud ju kohtumas Ukraina ministritega, presidendi administratsiooni inimestega ja ütleme, et see, mis alguses oli rabav, et igal pool on liivakotid ja ministeeriumi koridorides on pime seni, kuni sa jõuad sellesse valgesse kabinetti, siis nüüd oled sellega nagu harjunud, et see turvalisus on väga palju suurem, see turvamine. Ja seekord käisime ka presidendi administratsioonis ja teekond Jermakile külla oli ikkagi nagu väga salapärane. Need tõkked sinna kvartalissegi sisenemiseks, et pääseda Ukraina presidendi paleesse ja siis see palee ise, see pimendamine ja kõik selline iga ukse peal metallidetektorid, kõik see on mingis mõttes tavapärane, aga selles majas tuli see uuesti meelde, et mõned aastad tagasi ju nii ei olnud, mõned aastad tagasi sai minna mööda punast vaipa ja inimesed seisid julgelt maja ees, keegi ei kartnud, et keegi kohe kedagi võiks tulistada aften, kui seda tavaliselt riigipead kardavad, et see on juba millest ära läinud, et nüüd tänu sellele, et see on presidendi majas on kord eriti range, siis tuli see mulle nagu korraks meelde, aga teekond kaitseministri juurde justkui peakski minema läbi liivakottide. Õhuhäiret kuulid? Ja. Tunda tekitas? Vaatasin, mis teised teevad. Ja kui teised oleks teinud tõsisemat nägu, ju siis oleks ka reageerinud. Mul ei olnud endal käepärast kuskilt vaadata seda, et millises piirkonnas, kas peaks just praegu kohe nüüd minema varjendisse või ei, et ei tekitanudki enam mingit tunnet. Sest et kui me seal käisime sügisel konverentsil, siis meie konverents ju oligi maa all ja varjendis ja see teadmine, et need õhuhäired pidevalt tulevad, see on kogu aeg olemas olnud. Rääkisin kohalikuga, kes ütles, et tema hinnangul on mingi hetk seda sireeni vähem rõvedaks keeranud, et selle sõja alguses oli kuidagi eriliselt vastiku häälega nõukogudelik maailmalõpu hääl. Aga tõsi muidugi siis oli ka see teistsuguse seosega.
nüüd on nad ka ära harjunud. Aga kusjuures vaata, meil on ju ka, kui tähistatakse Tallinna pommitamise aastapäeva ja pannakse küünlaid, siis seal lastud seda õhusireeni ja iga kord on ju lastud, aga mul ei olnud isegi mälestust, et see nagu niimoodi oli, aga vaat nüüd, kui sõda oli alanud veebruaris, siis seista seal ja märtsis ja ma nägin, ümberringi oli palju noori inimesi, rohkem kui tavaliselt on, see oli muidu selline, ütleme, veteranide üritus ikkagi. Ja sa nägid, mida kõik inimesed mõtlevad selle õhusireeni peale, et ma nüüd seda häält kuulsin, siis mul tuli hoopiski see meelde. Ja õhusireeniga seostub mulle sellest sõjaajast veel see, et tegelikult nagu meist kaugemal asuvate täitsa haritud inimeste arusaam sellest sõja paiknemist on ikka ka nii ähmane, et minu käest on ju ka küsitud, et kas teil Tallinnas on ka praegu palju õhuhäireid, et mõni imekapital ei taha Ida-Euroopasse sartuda näiteks, et meie majandus on raskustes. 3 Kiievi käigust ühestki ei ole puudunud jutuajamine Ukraina kaitseministriga, keda ma kutsun eelmise sügise vasturünnakust peale ründeministriks. Ja ma pean ütlema, et selle mehe nagu rahu ja kindlameelsus ja suutlikkus ajada oma asja hästi diplomaatilisel viisil, millega võib-olla hiilga kõik Ukraina juhid on minu meelest ikkagi muljet avaldav ja märkimisväärne, et Ukrainal on väga vedanud ka selle mehega, kellest Eestis ju vähem teatakse kui president Zelenskist. Aga kuulasin ka tema intervjuusid Vilniusest ja need olid kogu aeg liitlasi usaldavad, liitlastele lootvad ja samal ajal enesekindlad, et temaga on alati väga tore kohtuda. Vist on luurejuht tekitas? Me ei ole varem vist kohtunud. Vist lähedalt, ei ole vist pikalt ei ole küll rääkinud, et ta minu meelest ta oli salapärane, aga võib-olla teeb selle triki nagu meie aju, aga samas ta on, kui me temaga intervjuud tegime, siis ta ütles ära, kui me liikusime rohkem selliste militaarküsimuste või sõjaga seotud küsimuste juurde. Et siis ta nagu sulas lahti, et proovisime rääkida ka ühiskonna psühholoogiast, siis teda tegelikult väga ei paistnud kõnetavat, aga see, kuidas tuleb sõdur toime sõjaga, et see selgelt oli teema, millel ta tahtis kaasa rääkida, ka sellest, kuidas tuleb ülem toime selle olukorraga, et ta ju teab, et hommikul lahinguväljal olnud mehed õhtul ei ole enam kõik elus. Luurejuht Kõrõla Budanov võtab meid vastu vahetult pärast kohtumist president Zelenskiga. Kas sa paned talle mikrofoni külge? Räägime temaga esmalt küsimusest, et mis aitab Ukraina ühiskonnal üle saada paratamatust sõjaväsimusest. You have to continue now this effort. It's 500 days already and we all hope it will not take another 500 days, but you don't know. Have you the feeling that you have kept up this feeling of hope and resilience in the society, or is there also war fatigue on Ukrainian side, as the West has some level of fatigue? How do you feel here? Ma usun, et hoolimata kõikidest teguritest ei kogeme oma ühiskonnas endiselt seda väsimust. Meil on selge eesmärk taastada meie territoriaalne terviklikkus 1991. aasta piirides. Kõik mõistavad seda selget eesmärki ja on valmis selle saavutamisse panustama. See on muide üks venelaste puudusi. Neil pole selget eesmärki ja nad ei saa aru, miks nad peavad võitlema. Me saame. See on tegelikult väga lihtne. Kui teil on inimestest koosnev süsteem, peate selgelt määratlema ühise eesmärgi, mille nimel nad kõik peavad töötama, vastasel juhul tekib süsteemis turbulents. Toon taas näiteks Venemaa, kui nad räägivad demilitariseerimisest ja denatsifitseerimisest ning neil küsitakse, mida see kõik tähendab, kuidas seda mõõdetakse ja saavutatakse, ei suuda nad seda selgitada. See on strateegiline viga. Які завдання? Демілітаризація, денацифікація, ніхто не може зрозуміти, а що це і коли це буде чи не буде. І як перевірити, досягли ми те чи ні. Tere! Nii, aga ma olen näha ka või? Ma teid näen, aga ma enda seda pilti kuidagi... Sa oled näha, aga me teeme podcasti, seal ei näidata mitte kedagi. Ole nii ilus, kui tahad, ikka ei näita. Läti hotelli restoranis, kus ma hiivasin koos tiimikaaslastega ühe vaiksema nurgakese. Eesti suursaadik viimaseid päevi, ma saan aru, Kaimo Kuusk Kiievis.
praegu liigun veel korraks tagasi Kiievisse ja siis on tõesti 2 nädala pärast on mu 4 aastat Ukrainas tehtud. Kuidas sulle tundub, et Ukraina inimesed selle asjaga jätkuvalt toime tulevad? Et mul on endal nagu päris mitu kogemust. Esimene oli selline suhteliselt meeleheitlik palve, et andke meile varustustest, me saaks teile näidata, et me saame seda sõda ikkagi võita. Teine oli siis, kui just oli alanud see pealetung Harkivi vabastamiseks, siis oli selline peaaegu ülemeelik meeleolu Kiievis, et näed, me liigume. Kõik olid väga õnnelikud, kaitseministri silm säras prilliklaasi taga ja muidu ka hästi tore empaatiline inimene, aga sa nägid, et nagu suur kergendus on saabunud. Ja nüüd ma käisin ka jõudsin tagasi Kiievist. Täna on Kiievis meeleolu nagu selline, et me teeme iga päev rasket tööd ja me ei tea, kuna see lõpeb, aga me oleme endiselt kindlad, et see lõpeb meie võiduga. Ma olen seda enda jaoks võrrelnud maratoni jooksuga ja ukrainlased on saanud seda maratoni siin harjutada 2014. aastast. Aga see on selline maraton, kus sa ära pöörata ei saa. Sa ei saa öelda, et nüüd ma jään seda mustikasuppi seal selles vahepunktis sööma ja ma edasi enam ei lähe. Et neil on ju käsil ikkagi eksistentsiaalne sõda. On oma eksistentsi pärast, riigi, rahva eksistentsi pärast. Et nad rühivad selle sihtmärgi poole või eesmärgi poole, kus sul ei ole selle maratoni puhul ei ole sul kilometraaži ees, sul ei ole isegi aega ees, et sa tead, et sa pead vabaks saama oma territooriumist, et siis sa saad oma inimesed vabaks, sest et muidu nad tapetakse maha kas kiiremini või aeglasemalt. Nii et neil on see esialgne suure sõja alguse šokk on neil kadunud. On kadunud ka eufooria, sest ei ole tulnud kiiret edenemist alates novembrist. Aga see kurat, me peame selle asja ära tegema, tunne on neil ikkagi kindlasti sees. No see rohkem maratoni mulle väga ei meeluta, olles jooksnud ka maratoni, mulle meenutab sünnitust, kas tead, seal on ka niimoodi, et tegelikult tahaks vahepeal puhata, aga ei saa ja kuradima valus on ka ja igal juhul tuleb lõpuni teha, nagu ühtegi teist väljapääsu ei ole, et selles mõttes mulle praegu, kui sa rääkisid sellest maratoni kontekstis, siis mulle kargas pähe hoopis selline nagu võrdlus. Aga kuidas see ühiskond nagu kokku hoiab, kuidas see ühiskond lepib nende kaotustega, sest et need kaotused on ju jõhkrad, et täna ei ole tõenäoliselt ühtegi inimest, kes ei oleks kaotanud vähemasti mõne sõbra sugulast. Siin oli endine majandusminister Mõlovanov jagas siin statistikat, nad olid teinud uurimuse küsitluse, et 78% ukrainlastest on kaotanud kellegi lähedase, olgu see siis tõesti sugulane, lähisugulane või kuni ma ei tea, klassi või koolikaaslane. Aga see alternatiiv on palju jõhkram. Neil on kõik see alateadvusest üles ujunud need jõhkrused sealt ajaloost. 3-4 miljonit, isegi täpselt ei tea Holodomori ohvrit 32. kuni 34. aastal. Siis pärast teist maailmasõda teine Holodomor, kus see ei olnudki isegi avalikkusele teada, et ma lugesin hiljaaegu uuesti Ukraina ajaloo otsast lõpuni üle ja lugesin sealt selle välja. Miljon inimest lihtsalt näljutati surnuks seal 47. 49. aastal. Ja kõik need Butšad ja Irpinid, kõik, mis sealt välja tulnud on, või siis Mariupoli maatasa tegemine, et nad teavad värskelt uuesti, neile on see meelde tuletatud, mis sealt saama hakkab. Nii et kokkuleppeid nad ka ei usu, sest seda on nad näinud, mida tähendab Moskva impeeriumi lubadus pidada sõna. Nii et ega neil muud üle ei jää. Alternatiiv on lihtsalt veel hullem kui see, mis rindel juhtub. Tervist sisse ja siis kohe varsti vasakule. Siin me koguneme mikrofonide taga. Tõmbun teile heliisolatsiooni ümber või? Ja, no tunnen ka. Et vaatame, kuhu jutt viib, et ega see ei ole, tuleb võtta hästi rahulikult. Muu mikrofon jääbki sinna. Ja ma võin ka nii rääkida, nagu ma räägin.
kuidas ma ütlen, kindral Palm, ütlen, see on kõige lihtsam. Jaa. Aga on ju, aga me võime sina ikkagi öelda, me teietama ei pea. Mulle sobib väga hästi, ma ei oska teietada. Mul on sama häda. Ja võib-olla on hea alustada sellest kohast, et tegelikult räägid sa ka emaga, kelle jaoks kodus homme on D-Day, et Aiandi 15 tuleb buss ja viib minu poja Paldiskisse, selleks, et alustada teenistust sõjaväepolitseis. Ja see on meie peres teine kord. 11 aastat tagasi läks minu poeg Siim Marja tänavale, seda üksust enam ei ole, logistikuks õppima. Ja kui toona oli see tunne emana selline, et väga hea, saadan teismelise pioneerilaagrisse, teevad tast inimese, et tore, siis ma pean ütlema, et praegu on see hoopis teistsugune tunne. Juba riigikaitselaagrist pilte vaadates oli see tunne nagu väga-väga teistsugune, sest midagi ei ole teha. Sa mõtled omas peas nende Ukraina noorte peale, kes täna on päriselt seal ja päriselt surevad oma kodumaa eest. Ma arvan, et see on meie kõikide suhtumist kaitsesse muutnud, õnneks küll kaitsetahet kasvatanud, aga nii hea on ikkagi, et me saame täna rääkida sellest, kui millestki, mis siin ei ole, ja kui me hästi hakkama saame, siis vist ka ei tule. Või mis sa arvad? Me teeme oma tööd hästi ja seda asja, mis praegu juhtub Ukrainas, ei tohi Eestis juhtuda, see on selge. Aga ma olen täiesti 100% nõus, et mitte ainult emade jaoks, mitte ainult kutsealuste jaoks, mitte ajateenistus olevate sõdurite jaoks, vaid kõigi jaoks, ka tegevväelaste jaoks, on viimased 1,5 aastat need 500+ päeva raputanud maailmapilti väga palju. Meil Eestis ma väidan, et isegi vähem, sest me oleme alati olnud suhteliselt realistlikud selles osas, mis Venemaa on ja kuhu suunas Venemaa läheb, aga kindlasti väga paljude meie läänesõprade seas oli see silmade avamine väga suur, mitte ainult sõjaväelaste, vaid ka poliitikute seas. Ja 3 suurt valet, mis viimase 30 aasta jooksul on kuidagi kultiveeritud, ehk sõjad on lühikesed, sõjad ei ole verised ja sõjad juhtuvad kuskil kaugel eemal, need on väga tugevalt ümber lükatud. Need on ikkagi su otse tagahoovis, kui mitte su oma riigis. Nad on väga-väga verised, see ei ole nali, see ei ole paraadid, see ei ole püssid, see ei ole, või ütleme, see ei ole ilusad vormid ja pasunahüüded, vaid see on ikkagi väga robustne verine asi ja see kestab kaua. See industriaalne sõda, ma ei saa öelda, et see on tagasi, aga ega see ei ole kuhugi läinud, aga lääne mõttes on ta nüüd tagasi. Hirmutav küll. One question which I really want to ask is you were not... Te ei olnud valmis sellisesse sõtta täies mahus minema, kuid ühiskonnana pidite kohanema. Kui nüüd tagasi vaadata, siis mida saab ühiskond ette valmistada, et olla rohkem valmis? To be more prepared that these horrible things could happen and therefore not to be discouraged. Kas räägime konkreetsest riigist või ühiskonnast üldiselt? Üldiselt, kuigi loomulikult oleme sellele probleemile mõelnud just Eestis. We have had to recognize in our society that it is rather the question of can it happen, I mean, in next 10 years, 15 years, and how to be prepared as a society, not only to say we had NATO and it will never happen. This situation has changed, and therefore we're asking for your experience. How have you overcome the initial stress and got to the point when you're not afraid anymore? Ну що ж, перш за все, треба прислуховуватись до позиції розвідки вашої країни. See mає дозволити... Kõigepealt peate kuulama oma luureteenistusi ja seda, mida nad ütlevad. Teiseks peate oma ühiskonda võimalikeks stsenaariumiteks ette valmistama. Ühiskonna ettevalmistamine hõlmab ka juriidilisi aspekte, näiteks ühiskonnale koolituse pakkumist. Usun, et see, mis meil on ajateenistus, ei ole negatiivne. Samuti peaksid riigil olema selged protseduurid selle kohta, kuidas ta sõja ajal nii poliitiliselt kui ka majanduslikult vastu peab. Meie jaoks oli see lihtsam, sest alates 2014. aastast õnnestus meil teatud valdkondades üles ehitada sõjalist tsiviilhalduse mehhanism ja seda mehhanismi rakendati lihtsalt suuremas plaanis. Majanduse osas on palju arutada, kuid me peame tagama, et meie relvajõud on nõuete kohaselt varustatud ja hooldatud. Meie puhul tegeles sellega president otse sõjakabineti mehhanismide kaudu. Довго можна говорити, але все, що стосується забезпечення потреб армії. Все це у нас, в принципі,
робилось під керівництвом нашого президента вручну через ставку, в принципі, через механізм ставки. Ma kuulasin huviga seda ukrainakeelset intervjuud ja seal räägiti näiteks väga palju seadusandlusest, et kas riik on seadusandlikult valmis kriisile vastu astuma. Ja küsimus ei ole lihtsalt kriisis, minu jaoks on olemas sõda ja see varjutab kõik teised kriisid ja siis on kõik muud kriisid. Ehk siis ka sõjaaeg loomulikult sa tegeled probleemiga, eriti pikaajaline sõda, mille nimi on lasteaiakohtade arv näiteks. Sõjaaeg sa ikka tegeled tõenäoliselt mingisuguse tehnogeense õnnetuse tagajärgede likvideerimisega, sa tegeled evakueeritute paigutamisega, sa tegeled väga paljude asjadega. Aga see kriis, ainukene kriis, mille riik peab päriselt võitma, on sõda. Ei ole niimoodi, et sul on 4 kriisi korraga, millest üks on sõda ja sa likvideerid seal õlireostuse jões ja paigutad lapsed lasteaedadesse ja veel midagi, aga sõja kaotad, et siis keegi ei ütle, et okei, kutid hästi läks, 75% võitsime. Ehk see sõda on see kõige suurem kriis, mida me peame nagu ära kõrvaldama. Ukrainlased on väga palju rääkinud, et riigi seadusandlus ei olnud valmis. Meie seadusandlus on valmis osaliselt. Juba 90ndate algusest meil on väga selged riigikaitselised seaduse pügalad igal pool sees ja hästi palju selliseid tegevusi on kirjeldatud, aga meie probleem on see, et me ei ole alati neid harjutanud ja meil ei ole väga palju rakendusakte. Näiteks ma toon. Me oleme kuskil seadus öelnud, et teatud valmisoleku olukorra või valmisoleku seisundi tõstmisel me võime peatada riigist reservväelaste lahkumise. Aga kuidas see praktiliselt käib? Et mida PPA peab tegema? Kas ta on ainult nendes punktides, kus ta praegu on, või ta peab kogu piiri kinni panema? Kas me lubame välja minna nendel reservväelastel, kes on küll reservväelased, neid on 230 000 inimest lõppkokkuvõttes, aga kes ei ole määratud sõjaaja ametikohada näiteks. Ehk siis seal praktilisi küsimusi on väga palju. Või siis on kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal võib Kaitseväe juhataja tühistada kohalike omavalitsuse akte. Ja see on väga praktiline tegevus. Kohalik omavalitsus näiteks piirab teedel üle 8-tonnise masinate liiklemise ja keegi ei ütle, et nad ei võiks ka sõjaaeg niimoodi teha. Ja seetõttu seadusandja ongi öelnud, et Kaitseväe juhataja võib seda tühistada. Aga nüüd me ei ole seda eriti harjutanud. Et kuidas see tühistamine välja näeb, kuidas sellest teavitatakse. Või üleüldse, miks tekitada selline olukord, et kohalik omavalitsus sõjaaeg otsustab, et kutid, et ärge tulge siia tankidega sõitma. Et kuidas seda ennetada. Ehk see on see, kus me peaksime väga palju ühiskonnana ja riigina edasi arenema ja edasi arendama. Ja samuti nüüd tsiviilsektori toetus kogu riigile või kogu sõjalisele kaitsele. Kuidas nii-öelda hüvitada ja kuidas soodustada seda, et erafirmad hakkavad nüüd toetama otse sõjaväge, otse kaitseväge või otse mõnda riiki või mõnda riigiasutust või ütleme kohalikku omavalitsust. Et see on tõesti asi, mida peab lähiaastatel väga tugevasti edasi arendama. Kusjuures ma olen täitsa nõus ja ma ei oska siin ka muud paremat rohtu isegi soovitada kui harjutamine, sest vaata, kui koroonakriis puhkes, siis oli meil Paide kandis oli üsna hiljaaegu oli läbi viidud siis õppus, kus harjutati, et neil on sama hull torm, kui on nagu Võrus. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, omavalitsusjuhid ütlesid siis, kui koroona lahti läks, ütlesid, et me olime just ühe sellise õppuse teinud ja tänu sellele meil nagu teadsime, nad on keskel ka, neil osa riiki asub põhjas osa, lõunas osa, idas osa, läänes, et nemad nagu teadsid, et kuidas nad saavad loota Päästeametile, kellel on küll vist ikka veel endiselt seaduses sätestamata, aga põhimõtteliselt de facto on Päästeamet meil see kriisi juht alati ja siis vastav ametkond tuleb sinna juurde, et nad ütlesid, et sellest õppusest oli nagu meeletult kasu ja samal ajal, kui ma ise käisin kohalikes omavalitsustes ja rääkisin, et vaadake, et meil on nüüd see ka veel, et maakondi ei ole, kes ennem seda kriisiplaanigi haldasid, et tehke üks korralik õppus, siis nii paljud ütlesid ikka, meil on nii rahulik koht, mis siin ikka nagu, meil ei ole isegi ühtegi tehast, mis võiks õhku lennata ja nii, mis ma soovitasin, tehke siis evakuatsiooniõppus, teile tuleb, eks ju. Ja see on teema, millega me tõenäoliselt peaks rohkem tegelema, see kusjuures ei ole ju ka eriti kulukas, on ju? Harjutamine on üks odavamaid viise, samal ajal üks kõige õpetlikumaid viise. Ja lõppkokkuvõttes arendab ka meeskonnatööd. Jah. Luurejuht Budanov muidugi ka manitses, et läänes on selline
entusiasm või hurraa või vaenlase alahindamine läinud väga intensiivseks. Eriti võib-olla enne, kui me nägime praeguse vasturünnaku kiirust. Ja ta ütles ka seda, et aeg võib tunduda aeg-ajalt praegu, et on Ukraina poolel, aga see ei ole tingimata üldse nii. Kas on mingi risk, et ukrainlased ise alahindavad vaenlast? No lahinguväljal ma tean kindlasti ukrainlased venelasi ei alahinda. Need ukrainlased, kes venelasi, need Ukraina sõdurid, kes venelasi alahindavad, on surnud Ukraina sõdurid. See käib hästi kähku. Ja kõik, kellega mina olen rääkinud, nendel on väga-väga suur respekt vastaspoole ehk Venemaa relvajõudude osas. Selles mõttes respekt, et nad mitte mingil juhul ei alahinda, aga nad ka ei ülehinda vastast. Nüüd, ma arvan, et see küsimus ei ole niivõrd alahindamises, vaid see küsimus on selles, et Ukraina sõjavägi on praegu väga sarnane Ameerika sõjaväge teise maailmasõja alguses. Ameerika sõjavägi oli 39. aasta 100 000 inimest, mõni aasta hiljem oli ta 10 miljonit inimest, see oli meeletu paisumine. Ja ilmselge on see, et sa eriti kõige väiksem osa on sul juhtide kvaliteet. Seal sa kasvad kõige vähem. Sa ei saa pärmi peal kasvatada endal pataljoni ülemaid ja diviiside ja nii edasi ülemaid. Nad said osaliselt sellega hakkama, aga eelkõige, mis Ameerika sõjaväe välja tõi, oli tehnoloogia üleküllus ja nii-öelda mass. Nüüd mõneti on ukrainlased samasuguses seisukorras nagu ameeriklased, nad on paisunud. Ja nendel on nüüd väga palju, pikk ja lohisev jutt, ma väga vabandan, nendel on väga palju selliseid sõjapealikke, sõna otseses mõttes sõjapealikke, kes on mingis rindelõigus väga hästi välja vedanud, kas õnne tõttu, kas oma oskuste tõttu, kas isiklike omaduste tõttu. Aga nüüd see probleem on see, et sa saad mingi kitsa spetsiifilise kogemuse ja nüüd seda viia teise konteksti ja laiemasse rindelõiku, vot see on probleem. Ja selle jaoks on vaja sõjalist haridust ja seda alati ei ole olemas. Ehk teisisõnu, kui sa saad nagu kitsas rindelõigus kaitsvas tegevuses 100 inimese juhtimisega hästi hakkama, sellepärast, et sa tead oma vastast, sa tead oma piirkonda. Aga nüüd, kui sa pead teises rindelõigus 600 inimest juhtima ja pealetungil ja teiste relvadega, siis sul enam ei ole seda tausta, millele toetuda. Ja vot see kasvatamine, kuidas seda teha, vot see on kõige suurem probleem ukrainlastel ja sellega me oleme lääneriikidel nüüd väga palju tegelikult tegelenud. Me oleme koolitanud nende juhtivat kaadrit alates jaoülematest, aga lõpetades ka pataljoni ja brigaadide ülematega. Ma uurisin selle kohta ka kindral Budanovilt ja tema ütles seda, mida ma ootasingi, et ta ütleb, et eks vanemad olijad õpetavad nooremaid välja ja nii see kõik kulgeb, mis on ka kindlasti õige. Aga võib-olla ei ava selle probleemi sügavust. Küll aga ütles keegi teine midagi täiesti teisel teemal jutuajamise sees, äkki midagi, mis minu kõrvus hästi resoneerus millegi täiesti kollasega. Prints Harry raamatuga Spee. Ja Prints Harry kirjeldab seal, kuidas ka temast, kui tehti sõdurit, siis ütleme, vanemad kolleegid allutasid nad ikka väga koledatele sündmustele, eks ole. Ja keegi ütles, et nad olid saatnud võitlusse Ukrainas nüüd 2 brigaadi. Mõlematel on sama varustus ja mõlematel on värske väljaõppega mehed varasema lahingukogemuseta. Ühed on brittide treenitud, teised on kohalik treenitus. Ja need brittide treenitud sõdurid, kui nüüd toimus see esimene kokkupuude vaenlasega, säilitasid külma närvi väga-väga palju paremini. Ja eks see tasakaalu otsimine, see on väga huvitav küsimus ja me oleme oma kaitseväe sees teinud seda väga-väga palju. Ehk siis ilmselgelt sa ei pea inimesi mõnitama, sa ei pea inimesi alandama, sa ei pea nendega nagu kehvasti käituma, aga sa ei saa standarditest alla lasta. Ja vot see käsitööoskus, ma näen, on tegelikult brittidel väga hea olemas. Nad teevad väga keerulise, väga raske, väga pingelise väljaõppeprogrammi, aga see ei alanda sind. Sa saad aru, mida sa teed ja sa saad aru, kuidas vältida sellise nii-öelda tunnelnägemise teket, kuidas kauem püsida terve, kuidas kauem püsida vaimselt terve ja kuidas näha nii-öelda seda suurt tervikut. Et ma olen selle hinnanguga tegelikult ma olen päris nõus.
ma nüüd mitte mingil juhul ei taha visata kivi ukrainlaste kapsaaeda, et nendel on midagi tegemata jäetud, vaid puhtalt fakti põhjal, kui me räägime, et kui suur oli eelmisel aastal vabatahtlike sissevool ja kui palju inimesi tuli korraga tänavalt sisse ja tahtsid sõdida, siis see on ilmselge, et nendel oli see nii-öelda see kõrgem teadvuse tase, Ukraina vabadus, Ukraina iseseisvus, läänelikud väärtused, territoriaalse terviklikkuse taastamine, see kõik oli paigas. Ja, aga nüüd see madalam tase, ehk siis see meeskonnatunne, väikse rühma meeskonnatunne, et sa mitte ainult ei lähe sõdima Ukraina eest, vaid sa tead, kes on su vasakul ja paremal käel ja sa tead, kelle peale sa saad loota. See ei olnud kõige parem, sest inimesed tulid tänavalt sisse, neid tehti kiiruga meeskonnad ja saadeti rindele. Ilmselgelt nende kõikide võitlusvõime ei oleks nii hea, nagu ta võiks olla. Aga teine asi oli ka muidugi see, et see näitab seda kasutamata ressurssi, et kust kohast ega need vabatahtlikud olid ka eile vabatahtlikud ja üleeile olid vabatahtlikud. Et miks nad tulid just siis, kui see sõda algas, see tähendab nagu seda, et riik, ka meie puhul võib öelda, et me jätame osad ressursid kasutamata, et jah, ma arvan, see ei olegi kriitika, sest et nagu me ka ju rääkisime, mitte keegi ei saanudki selleks sõjaks mitte kuidagi valmis olla. Ukrainlased olid 8 aastat tegelikult valmistunud ja ka sellegi poolest ei olnud jõudnud perfektsele valmidustasemele, et see oleks olnud ju imelik. Aga tõepoolest ka see meie kaitseväes palju kasutatav lause, et ei ole tähtis, kes su vastane on, juhul kui sa tead, kes on sinu kõrval. Et see saab ka nagu märksa selgema tähenduse sind kuulates nagu minu jaoks ka praegu. Kindlasti ja lõppkokkuvõttes veel toonitada seda ukrainlaste mõtet. Üks tuntud sõjaajaloolane on öelnud, et kõik sõjaväed lähevad järgmisesse sõtta vale doktriiniga. Selles ei ole küsimustki, sest mida kauem sa oled sõjast teemal, seda valemaks su doktriin läheb või valemaks sõdimise põhimõtted. Küsimus on selles, kes kiiremini jõuab kohaneda, kes kiiremini jõuab oma doktriini muuta, see võidab. Ja see on ukrainlastel väga-väga hästi toiminud, aga tõepoolest, jah, meeskonna tunne on kõige alus ja seetõttu me ka Eesti Kaitseväes näiteks soodustame ajateenistusse tulemist sõprade seltskondadega. Ma täna just lehes lugesin, et 600 inimest 2200 tulid sõprade seltskonnaga, loodetavasti see aitab meil olla tugevam kaitsevägi. Kas meie kaitseväes süsteemis toimib ka midagi sellist, et näiteks lähevad siis homme need noored kõik teenistusse ja nad on valinud praegu omale mingisuguse sõjaväelise eriala, mis on, ütleme niimoodi, suhteliselt juhuslik, mille nad on täna valinud, et olles ise kuulanud neid arutelusid, siis ei ole seal väga selget, ei ole ka seost näiteks tulevase elukutsega, mida ülikoolis loodetakse omandada. Ja kui siis nad on reservi arvatud käinud 3-5 aastat ülikoolis, kahjuks juhtub seda Eesti poistega liiga vähe, nad käivad 5 aastat ülikoolis, aga oletame, et mõned siiski on, eks ole. Et kas siis kaitsevägi vaatab uuesti otsa ka oma ressurssidele ja hindab ümber ja näiteks seal on tekkinud terve hunnik, eks ole, insenere, IT-spetsialiste, kõiksuguseid selliseid spetsialiste, kes võib-olla teie jaoks varem olid need jalaväelased, kes istusid kaevikus või midagi muud hoopis, et kas te siis vaatate selle nagu ümber ja üritate siis õppuste käigus kohaldada nüüd omandatud oskusi ja teadmisi, et ütleme kõrgete oskustega insener, kes võib-olla on pioneer, eks ole, tegevused mõneti sarnased, aga pioneeri tegevus on rohkem selline kirvega ja siis traadirulli lahti kerimise ja kõige muuga, eks ole. Üritate te midagi sellist ka teha meie kaitse? Jah ja ei on aus vastus. Esiteks süsteemsed selles mõttes, et meil oleks kuskil tsentraalselt keegi istuks ja vaataks, kuidas inimeste elukäik kulgeb, seda me ei tee. Selle jaoks meil ei ole praegu ressurssi ja ma ausalt öeldes loodan, et äkki tehisintellekt hakkab meid varsti selles aitama päris tõsiselt. Ja meie reservväelased on meie jalaväebrigaadides siiski suhteliselt lühikest aega, 5-6 aastat. Nii et selles mõttes sellel hetkel, kui nad saavad juba sellised oskused, millega nad suudaks lahinguvälja väga oluliselt mõjutada, selleks läheb võib-olla 10 aastat aega. Nii et seal me väga palju ei vaata. Nüüd üksuste sees loomulikult käib pidev vaatamine. Aga mida me oleme ka tähele pannud, on see, et väga paljud inimesed ei soovi seda. Nii et me oleme kogu aeg sellises tasakaalupunktis. Mul on endal olnud sõdur, kes oli tipprestorani kokk, ja ta viimane asi, mis ta soovis, oli väliköögi meeskonda sattuda. Tema tahtis kuulipildujaga lasta, sest tema jaoks oli see reservõppe kogunemistel väga suur vaheldus. Nii et sa võid ta panna väliköögi meeskonda, sa ütled, et riigil on niimoodi mõistlikum ja sõdurid ütlevad aitäh, aga tema ise ei soovi seda. Nii et selliseid asju meil on ka, aga me üritame loomulikult vahetada, et kui keegi on ikkagi
traktoristi paberitega, siis ta pioneeripataljoni sattudes satub ikkagi traktori peale, see on täiesti selge. Räägime kindral Budanoviga natuke veel nende armee lahendamata probleemidest. Näiteks sellest, et kuigi nende armees on inimesi, kellel on reaalne sõjakogemus juba 2014. aastast, siis sõjas kaotatakse ka neid. Elukutselise sõjaväelasena ei olnud mul kohanemisega probleeme. Aga kui me räägime ühiskonnast, siis me algatasime mobilisatsiooni ja värvasime sõjaväkke suure hulga inimesi. Seejärel tekkis meil loomulikult probleeme väljaõppe ja kohanemisega nii vabatahtlike kui mobiliseeritute jaoks. Õnneks on meil relvajõududes märkimisväärne hulk elukutselisi ohvitsere ja sõdureid. Mitte ainult 1,5 aastat teeninud, vaid neid, kellel on 5 ja enama aastane kogemus. Nad püüavad oma kogemusi uutele tulijatele edasi anda. Nii seda juhitakse, see on normaalne. Існує ще певний відсоток професійних військових, які є військовослужбовцями не 1,5 роки, а 5 і більше. То таким чином це питання вирішується. Більш досвідчені військовослужбовці підтягують менш досвідчених. Це нормальна ситуація. Need inimesed on teile ilmselgelt väga väärtuslikud, kuid te peate ka neid inimesi kaotama. Ja neid on kindlasti palju raskem asendada. Seetõttu on teil üha rohkem vähemate kogemustega ohvitsere. Kas see on suur probleem? More and more younger officers who have short experience. Is it a huge issue for you or how do you try to? See on muidugi probleem, aga see on vältimatu. See on tavaline asjade seis igas sõjas olevas riigis. Kõik sõltub koolitussüsteemist. Kui teil on koolitussüsteem, õpetavad nad uusi tulijaid. Ja aja jooksul saavad need uustulnukad oma kogemused ja hakkavad õpetama järgmist põlvkonda. Nii et kui see süsteem on loodud ja toimib, on järjepidevus olemas. Ohvreid muidugi vältida ei saa. Igas sõjas on ohvreid. З часом нові набувають досвіду, підтягують абсолютно нових. І це як конвейер, постійно відбувається. Що стосується втрат, то без цього неможливо. Будь-яка війна у світі не була без втрат і інакше не буде. Ma natuke räägiksin veel sellest, kuidas see paistab, kui olla täitsa Kiievis ja külastada neid keskusi, kus saavad oma proteese need, kes on kaotanud jala või käe, et selliseid vigastusi on praegu hästi palju, sest et läbi miinivälja tuleb liikuda. Või siis need sõdurid, kes on olnud vangis Venemaal ja nüüd on tagasi. Ja tekkis kõige rohkem seda küsimust nendega rääkides alati, et nad on hästi sellised nagu rahulikud, kui nad kirjeldavad kõike seda, mis nagu on toimunud ja veel üks asi on see, et ka need, kes seal ootavad oma käe või jalaproteesi või teevad neid füsioharjutusi selleks, et selle proteesiga nagu kiiremini liikuma saada, siis nad ütlevad, et ma lähen kohe tagasi. Niipea, kui ma saan jalad alla, ma lähen kohe tagasi. Ja seda ütleb sulle nii polkovnik, kas polkovnik on umbes nagu kapten meie kolonel isegi, jah. Et seda ütleb sulle nii polkovnik, eks ole, ütleb, ma tahan oma poiste juurde kiiresti tagasi, kui ka reasõdur, et ma tahan sinna tagasi minna. Et mis asi see on, mis jõud see on, mis sisemine jõud see on, mis niimoodi aitab toime tulla? Eks ta ongi sisemine jõud, ega teistmoodi seda kirjeldada ei saa. Me oleme täpselt samasoid asju näinud ka meie haavatute käitumises, meie haavatute väljendusviisides, need, kes on meil missioonidel vigastada saanud. Ja täpselt seda sama ma olen kuulnud nende suust. See on ühelt poolt meeskonna tunne, see on kohustus su meeskonna ees, see on see õlgõla tunne, see kõik asjad kokku, aga see on ka väga palju tunne sellest, et sa teed õiget asja. Ehk see, mis sa teed, ongi see õige asi ja teised teevad valet, see on väga oluline. Meie sõdurite puhul on väga palju uuritud PTSD ehk posttraumaatiline stress, on tuntud termin kogu läänemaailmas ja praktiliselt kõik lääneriikide sõjaväed kannatavad selle all. Tegelikult läbi ajaloo on kõik sõjaväed selle all kannatanud, sest sõda ei ole normaalne tegevus. Kuid meie sõdurite puhul on ka välismaised uurijad nentinud, et väga üllatav on selle PTSD madal tase eestlaste seas. Ehk siis teisisõnu, kui sa tead, mida sa teed, kui sa oled kindel, millest sa teed, kui sa oled kindel oma meeskonnas,
siis su vaim püsib ka värskemana. Ja eks täpselt sama on Ukraina sõdurite puhul, sest lõppkokkuvõttes nende siht on ju väga selge, nad peavad taastama oma riigi territoriaalse terviklikkuse 91. aasta piirides ja okupandi välja lööma, ongi kõik lihtne. Mis see ukrainlaste ootus on, et kaua nemad nagu ütlevad, et see asi kestab? Et ega ju inimene paratamatult, loomulikult me keegi seda täpselt ei tea, eks ju, aga ma eeldan, et ka Ukraina inimesed kollektiivselt on ennast valmis pannud veel pooleks aastaks, 3 aastaks. Ega nad esimese hooga vaata eelmine aasta, kui see suur sõda lahti läks, oli lootus, et äkki õnnestub kevadega, suveks, et saab venelased taganema löödud ja ongi korras. Nüüd vaatad, kus on sõnavõttudesse sugeneb sellist, et aga mul poeg on 2 aasta pärast väekohuslane ja ma näen juba ette, et ka tema võib minna. Nii et vaata, et nad teavad, et nad lähevad selle võidu suunas. Lootus on, aga see lootus on siuke, et ta nihkub nagu eest ära, et nad ei julge loota enam väga kiiret edu. Loota võib, aga mis ta tegelikult on teine asi. Aga me mõlemad oleme saanud ülevaate sellest, kuidas Ukraina luureülem Kirylo Budanov näeb praegu seda sõda ja seda olukorda ja loomulikult me ei tea kumbki, kui avameelne ta olla saab sellest sõjast rääkides, aga see sügav veendumus on seal, et nad edenevad küll aeglaselt, aga ikkagi kindlalt, et kui lääs nüüd ei heitu, siis nemad ei heitu ja nad igal juhul selle sõja Ukraina territooriumi vabastamisega lõpetavad ja ka nüüd on kindral Zalužnõi ikka väga üheselt välja öelnud, et jätte mind tõesti huvita, mida te seal arvate, aga mina selle Krimmi tagasi võtan. Et mingi selline enesekindlus, mis ilmselt ka põhineb nendel ettevalmistatud brigaadidel, mis täna ei ole veel lahingussegi läinud, seal nagu on olemas. Et teisiti ei saakski, teisiti oleks üldse lootust ja ma küsisin ka kindral Budanovi käest, et kuidas see nagu tundub, et sa teed otsuseid iga päev, mis tähendab seda, et inimesed hukkuvad ja tema vastus ei saanudki midagi muud olla, kui see, et iga ülem teab, miks ta seda teeb, et mis see nagu see lõppeesmärk on. Et kas näiteks aasta pärast me võime arvata, et on Ukraina siis vaba? Niels Bohr ütles kunagi, et igasugune ennustamine ei ole tänuväärne tegevus, eriti keeruline on tuleviku ennustamine, et nendel läheb praegu hästi üldises mõttes. Nad on suutnud muuta, ukrainlased ma mõtlen, nad on suutnud muuta oma sõjaväekultuuri väga lühikese ajaga. Ükskõik, kas me ütleme, et 9 aastat või 3 aastat või 2 aastat, ükskõik, mis me ütleme 0 punktiks, ilmselge 2014 hakkas see asi pihta ja see sõjaväekultuuri mõtteviisi muutmine, et sul ei ole selline nõukogude aegne süsteem, kus sul juhib partei ja juhib ülem ja teised kõik on lollid ja jooksed ainult käsu järgi ja käsk on püham kui inimeste elu. See kõik on muutunud. See on väga heas seisukorras. Nüüd tehnoloogia ja uut tehnikat on tulnud väga palju juurde. Ma olen isiklikult rääkinud Ukraina sõduritega, nendega, kellele me andsime Eesti suurtükid, siis nad ütlevad, et nendel ei ole mitte mingit tahtmist tagasi minna nõukogude tehnoloogia peale. See on suurepärane. Kui nad nüüd suudavad pea külma hoida, kui nad suudavad paremini teha seda lahingu käsitööd, inglise keeles combined arms ehk ühendatud relvaliikide tööd. Mitte ainult see, et sul on head tankid, vaid sa paned kokku tankid, jalaväe, pioneerid, suurtükiväe, kõik üheks mõjuks üheaegselt ja see on meeletult keeruline. See on meeletult keeruline. Ja ma näen, et just sellisel taktikalisel tasandil on nendel kõige rohkem praegu õppida. Pataljoni, brigaadi tasandil. Kui nad suudavad selle ka ilusasti korda teha, siis see võit on täiesti vääramatu. Vene ressursid on meeletult suured, aga ma ei näe, et Venemaa suudaks ennast nii kiiresti ja nii põhjalikult mobiliseerida, et nad peaksid veel rohkem nagu oma panuseid tõstma. Ja ma usun, et nad ei ole selleks võimelised ja nad ei ole ka selleks valmis.
Kindral Palm, aitäh sulle selle vestluse eest, mis tõukus minu vestlustest Kiievis nende inimestega, kes täna võitlevad nii enda kui meie iseseisvuse eest ja ma usun, et meie kuulaja sai palju teada ka sellest, kuidas teoorias üks sõda tegelikult käib, mida mõtlevad sõjaväelased siis sellel ajal, kui praktikas kaevikutes toimub see kõige hullem. Aitäh sulle! Suur tänu ja soovime edu Ukrainale! Jah, Slava Ukrainu, nagu öeldakse. Juuli alguses ehk vahetult enne meie Kiievis käiku jõudis hukka saada üks kõrge Vene mereväe tegelane, või täpsemalt ta lasti maha. Kuldavasti meeldis talle käia jooksmas ja postitada oma jooksuringiga kuulsasse sportlaste rakendusse Strava. Legendi kohaselt oli tegelane seal samas Stravas saanud ka kiita, nimelt ühelt Kiievis elavalt Budanovi nimeliselt kontolt. Me ei suutnud kiusatusele vastu panna ja küsisime kindral Budanovilt selle kohta lihtsalt otse. Aga ma seda lõiku parem tõlkima ei hakka. Last question, and this relates to the app called Strava. I believe you are Strava user and I am also Strava user. Is it safe to be your friend on Strava if you are Russian or Belarusian? Я не знаю, що вам відповісти на це. I don't know what I can answer to that question. Don't reveal any secrets which you don't want to reveal. But thank you for this interview. It was a pleasure talking to you. Thank you. Дякую вам.